Ahoi, seekord ei ole mingit nalja siin videos, et paigimeestele ei ole üldse see video, see on rohkem matkameestele ja siis dual sportratastega sõitjatele. Ma ütlen kohe ära ka, et näed, seda värvi ratta saab Freetime'ist, porgandid lasevad peenrasse, aga okei, räägime nüüd asjast. Kuradi pumpades, kellel ei oleks siis rehv katki läinud kusagil metsas või matkal või kus iganes on. Et alguses mul oli kaasas mingi suur, ma ei mäleta, kust ostetud, mingi automaailmast ostetud suur plastikkorpusega mingi kompressor ja sealt viskasin selle kaane minema, võtsin ta välja, ma ei viitsi lahti arutada, võtsin selle mootori välja, mingi pusleks ja kandsin sellist asja kaasas, siis kui midagi juhtus, siis kõigepealt pidin selle kokku keerama, siin sees on mingi 100 tükki sellest ja siis sai kasutada. Minu jaoks oli tähtis, et ta võtaks vähe ruumi tripil ja oleks kerge. Siis edasi ma leidsin Prismas soodukaga mingi sellise kolaka. See oli ka päris hea tegelikult, aga ta on suur ja raske. Äkki mingi 25 euri maksis aku pealt. Ja nüüd juhuslikult Fesaris viskas mingi reklaami ette. Ma ei tea, mingi Flex Style'i oma. Mingi selline. Ma ei tea, nõmedat värvi on ta natukene, aga pole hullu midagi. Elab üle. Hästi väikene on, kaalub ka hästi vähe. See teine kolakas, näed, juhuslikult on mul siin just grammi kaal ka olemas, igal endast lugupidaval tsiklimehel on grammi kaal alati käepärast. See suur jurakas siis kaalus 410 grammi, kaalub. Ja nüüd see väike, mis ma tellisin, see kaalub 127 grammi. Ja et täpsemalt sellest suurusest siis aimu saada, suitsetajad võib-olla teavad, kui suur on Al Capone'i pakk, siis see pump on väiksem kui Al Capone'i pakk. See on hästi väikene. Nagu heal asjal ikka on ka sellel mingisugune miinus. Miinuseks on siis see, et tal ei ole parre, ainult psiid on. Aga see ei ole nagu maailma lõpp, et hakkama saab ikkagist ja see suurus ja kaal kompenseerib kõik selle miinuse. Et mingi selline leedikene on tal ka veel peal, siin vist erinevad režiimid ka. Ma ei tea, kuidas ta käib. Pimestab ka, mingid. Muidugi võiks olla helevalgus, aga seda ei ole. Ja siuke väike digiekraan, kus sa saad neid psiisid omal panna peale või vastu, mis rõhku sa soovid. Lasin siin rehvi täitsa tühjaks. Ventiili keerasin ka välja ja võtan aega nüüd, kui kiiresti ta selle rehvi täis lööb. Et need reklaamvideod on küll muidugi ulmed, aga kes me ei oleks saanud tünni siis mingi video järgi toodet ostes, et videos lubatakse ja näidatakse, et asi teeb ühte ja siis tellid ära ja tuleb välja, et tegelikult on hoopis mingi täiskräppe. Et kaasa tassimiseks ma lõikasin mingist vanast lohvist. Läheb ilusti siia lohvi sisse koos sellise väikse voolikuga. See on natukene pikem kui ta ise. Et siis ei põrkaks seal sadul all panipaigas, et ei lendaks ringi ja et ära ei kriibiks ja nii edasi, et tolmu asju täis ei läheks. Et läheb ilusti siia lohvi sisse ja ongi kõik. Ja ongi kõik mured murtud nagu. Ei tea, teeme siis testi. Nii, keerasin siis külg ära, et seda ei ole nagunii kellelgi põnev vaadata, kuidas ma siin ventiili sisse keeran ja nii edasi. Et hoida kõigi aega kokku, siis 23 psiid panin peale, ma ei oska öelda, kui palju siit näidatud, kui palju siit kaamerast näha on, aga vaatame, 23 on siis 1,6 barri umbes. Stopper on mul ka käes ja võtan aega siis
siin on, tundub, et aega ikkagi läheb, et mingi maailma kiire ta ei ole, 0,6 on alles, aga ilmselt neid panen video kinni vahepeal, et ei viitsi neid minuteid siin keegi vaadata. et 0,8 on praegu, jah, ma panen video kinni vahepeal, aga stopperi jätan käima, pärast näitan. No nii, tulen nüüd videoga tagasi, 22, siin on praegu kell näitab, stopper näitab mul siin, et kokku kulus siis 3 minutit ja 16 sekundit 1,6 barri löömiseks, et ma ei tea, ma olen selle ostuga päris rahul ja mul siin mingi rõhumõõtja on garaažis ka ja vaataks palju siis kontrolliks, mis ta sisse lõi ja 1,6, noh, täpselt nii nagu vaja oli. Ma muidugi ei tea ka, kui täpne mul see on, aga noh, umbes nii, vähemalt see näitas ka 1,6. Ja selline pisiasi ka veel, et igal rattal peab Akrapovitš olema. Akrapovitši saad Korke käest ja kui sul Akrapovitšit ei ole, siis sa oled gei. Miks sa oled gei? Ära ole, osta Akrapovitš. Vot selline video tuli siis kokku seekord ilma naljata ja video alguses ma tegin nalja, et tegelikult ei ole mul midagi KTM-ide vastu ka, et vahet ei ole, millega sõidad, peaasi, et sõidad ja peaasi, et rattal on valget ja sinist ja neonrohelist värvi ja ilma KTM-i meesteta oleks ju huskimistel metsas igav, ei ole kedagi aidata. Vahepeal tahaks ju puhata ja naerda, selle jaoks on porgandivennad okei. Aga kui sul on mingi veel lahedam väiksem pump, anna teada. Äkki mul on see ilge kolakas ja pean ka välja vahetama. Tšau!